olen eetris. Tere, armsad vaatajad, keda teid praegu ühtegi siin ei ole, aga ehk tulete. Mis toimub üldse? Mis võistluse nimi on? Mis võistluse nimi on üldse? Maakonna meistrivõistlus kohamängude. Alanud on siis Kääpa kooli võimus maakonna meistrivõistlused võrkpallis. Kohamängud. Alagrupimängud on peetud siin paar nädalat tagasi Võru linnas. Kohad on peaaegu välja mängitud, viimast mängud on mängida. Hetkel vaatame siis 5.–6. koha mängu, kus kohtuvad Varske ja Eesti Pagar. Eesti Pagar siis eelmise aasta võitja, selle aasta suur soosik. See aasta siis 5.–6. koha mängus. Hommikul peeti ka 7.–8. koha mäng, kus Rõuge siis oli üle, kellest oli üle? Üle Roosuvust, just. Tee väike kokkuvõte. Mängu kokkuvõte oli nime lihtne. Karel Saarma lihtsalt lõi kõik punktid Rõuge poolt ära ja Rõuge võttis kindla 3-0 võidu. Siin ei olnud midagi rasket. Kergepoolt oli vastuvõtt väga. Vastuvõtt oli, Kert Jõgeva oli jälle vastuvõttes, tagaliinis oli super. Mees omal kohal. Lauri Pill muidugi natuke jättis soovida, et oleks võinud paremini esineda, aga ei. Elu hullu 3-0 võit ja asi korras. Nii, seis on siis, läheme tänase mängu juurde, praeguse hetkel toimuva mängu juurde, seisuks 5-3. Pagar on alustanud paremini. Jarek hästi päästis. Tegid. Sa istsid nüüd eest pildi meil. Mis tegid? Tuli tagasi. Ja Kris Kallas Rõuge poolt ründas auti. Seisud siis. Siin on midagi valesti. Tundub, et Varstu juhib hoopis. Varstu juhib 8-3. Ja time out Pagarile. Seda rääkida. Tain tuli siia. Tain, tule pane punkte. Sa ei pea rääkima, tule pane punkte. Tule oskad. Tule pane ainult punkte, ma ei saa kahte asja. Ma ei tea. Ja time out läbi platsile. Varstu siis 8-3 eduseisus. Hästi alustame mängu. Ja Martin Luka tempot eksis. Poisil just oli jalg kipsis. Esimene mäng üle pikka aja. Loodame, et saab ennast liikuma täna. Ja vastu Ragnar Rebane servis. Blokis palli jäänud maha. Ja Luka veel proovib, aga taaskord ebaõnnestunud. Ja punkt läheb Varstule. 10-3 siis Varstu juhtimas. Ei ole Pagar oma mängu tööle saanud. Ei ole Pagar oma mängu tööle saanud. Ja Ragnar Rebane servis. Jarek Jänes ja resultatiivselt lendas tagaliinist välja ja punkt Pagarile 4-10. Pane teised klapid pähe. Ei ole veel. Ja blokist läks auti, kuigi Pagarimehed ei ole sellega nõus, aga punkt Varstule ja
hooaja. Järjeks järgi. Punkt vastu. Joosep Salu oleks järgmine. Ja Martin Luka keskelt. Aga lihtsalt taas. Ei ole ühtegi korda veel õnnestunud see rünnak. Lukas Errima. Ja Andres Vaino ilusti plokist mööda, pall punktiks. Varsti juhtimas 20-14 esimeses skeemis. Ma ei tea nii, vahepeal. Juba läks enam-vähem üles. Ja ründab auti. See hääl ei lähe nagu sinna peale praegu või? Kui ta pärast järgi vaatad? Kes? Ei ole, ma tõmbasin maha, aga selles mõttes mis heitas, kui... No aga kui nüüd ütlesid ei lähe üles, mis mõttes meetris? Kui keegi... Ja see sinna läheb peale see, nii? Pärast ma panen selle üles. Jah. Karel Saarna on tark mees, kuulake seda meest alati, kui annab nõu ükskõik mis elu valdkonna. Ja Kriis Kallas ründab pikki piiri, punkt Pagarile ja seis on 22-16, vastu juhib. See läheb sinna peale, pärast pannakse üles. Saad aru? Võta, pane endale klappi, aga rääkida. Anna teist klappi Timile ka pähe. Sa oled käib, pane. Teistpidi klapid. Idiot. See päevad alla. Nii. Skoor on 23-16, varsti juhib. Meiega on vahepeal liitunud, ütleme nii, abikommentaator. Natukene klass madalamalt kommenteerib. Timo Kuus. Timo on ka elus natukene võrkpalli mänginud. Võib-olla oskab mõne isegi targa lause tänase päeva jooksul öelda. Kuulame, elame, näeme. 24-16 on vastu juhtinud esimeses skeemis. Tere, Timo! Tervist! Ja läheb see natuke pikalt. 24-17. Silver Vaino, jah, varstu poolelt. Silver on täna hästi esinenud esimeses skeemis. Nii, ja tere nüüd ka YouTube'i, kus me jõudsime alale. Ja Pagari blokk eest, blokist auti, seisab 25-17 esimene game läbi. Kriis Kallas siis. Ja varstu siis võttis esimese game'i ära. Minu jaoks üllatus. Kuna Pagar eelmise aasta võitjad, turniiri võitjad, siis ootaks enamat. Ja Kriis Kallasel on nägu naerul siin, et ei tea. Midagi võitsid. Karika. Et ei tea, mis mehed siin mõtlevad. Täpsustuseks siis, et mitte eelmine aasta mitte ei võitnud Pagar meistrivõistlusel, vaid võitis Karika Võrumaal. Aga sellegi poolest võistkonnad ju tegelikult enamjaolt samad, et Kriis Kallas on kohal eelmise aasta karikavõistluste parim mängija. Eelmise aasta karikavõistluste parim mängija. Et ei tohiks siin probleemi tekkida, aga hetkel on seis, ei ole kiita. Kriis on ka meil kirglik kalamees, et praegu on hauel keeluaeg, et ükski mees
ükski mees toas praegu ei passi, et kindlasti on Kris palju aega jõe ääres veetnud ja ei ole jõudnud lihtsalt palli mängima. Ei ole jah, et võrgud on vaja ikkagi välja võtta. Jah, Ja ega ei ole lihtne see keelu ajal püük. ei ole lihtne ja läheme teise game'i kallale ja servimas siis Pagar alustab Ja üle tuleb pall ja näidati praegu Varstu poistele, kuidas asi käib. Kuidas käib asi Eesti Pagaril. jah, Mees suruti lihtsalt pikali. toore jõuga Pagari poistel hea toidu peal. Ja üksinda on blokis. Pagari temporündaja. Erko Sibul. Siin ei Ja lugemisega tekkis kerged probleemid. vilistas Marko meil 4 puudet nüüd Varstule ja 3-0. Ei. Siin läks 3-0 peaks olema, kui ma ei eksi. Ja ründab nüüd Silver Varstu poolelt ja lööb ilusti punktiks. On hästi praegu mänginud. Ja 3-1 peaks olema seis. Ja Kris Kallas läheb. Hea kiire tõste ja oleks see pall auti läinud, aga Kajaril näpud vahel ja Varstu poistel võimas ja lööb ära. Ilusti Ja ploki number ladast. 14 Ott Riisenberg siis Varstu poolt. Tõi punkti Varstule 3-2. Ja Kajaril hästi serv käes. Ja tempot üritavad, aga jääb kõrgeks see tõste. Ja nurgast vastu Joosep ei löö ka ära ja Kris nüüd kavala taga auti. Õige pisut auti ja punkt Varstule. Liiga palju saia ka ei ole, jah. Ja kohal on ka järgmise mängu staar Rasmus Rohumets, võib isegi öelda, et tulevane Kusti Nõlvak. Ja Varstu poistel ütleme Kui mitte Kusti Nõlvak, siis vähemalt Bobby Pokker. Rasmuse mängutulek võttis kohe siin käe värisema ja pall läks pikaks. 4-2 Pagar ees. Kajar hüppab servi ja läheb ka see serv pikaks. Ja Rasmus, on tunda, et Rasmus Rohumets on saalis. On tunda. On tunda, et Rasmus on tulnud saali. Oh, neid kadeleid. Ja Ott servib ja paneb ässa. Ja paneb ässa ja 4-4. Vot mis juhtub, kui Rasmus Rohumets saabub. On lõbus siin Kääpal. Kõik, kes te saate, tulge vähegi kohale, kes meid kuulevad. Siin on lõbus. Nalja saab. Seis tablool näitab 7-3, aga õige on 5-4 peaks olema. 5-4, mida ka teie vaatajad näete, aga saali tabloo on 7-3. No vaatame siis, kelle järgi siin punkte võetakse. Ja üle pall vilistatakse. Ja Varstule punkt, 6-4. Päris huvitav oli praegu see, et ei ütleks, et see üle pall oli. No muidugi mees pukis ei ole ka sinna loodud, et ta tavaliselt ikkagi siin platsi ääres. Mõni aste madalam seisab mängu ajal. Aga Varstu. Marko Metsis vilistamas. Ott Riisenberg. Täies südamest täiega võrku. Ja punkt Pagarile. 6-5. Ehk õnnestub siin Rasmusega paar sõna juttu puhuda siis, kui... Ja Erko Sibul Pagari poolt servimas. Kui on game lõppemas, et räägime... Ja Andres Vaino. Ja ründab resultatiivselt punkt Varstule. 7-5. Kuule. 7-5 peaks olema seis. Meie lugemise järgi siin on 7-5. Kes juhib, ka ütle ikka rahvale. Varstu juhib 7-5.
ja väiksed probleemid siin skooriga ja nüüd on asi korras. Ja Vartu poisid servivad ja Jaarekul hästi käes, saab ise rünnata ja lööb ära. Jah, need on ka mõlemad tablood on, näitavad õiget skoori 6-7, siis Pagar sai punkti. On Pagari poistel ka Martin Luka taas rivis. Oli mehel siis märtsikuus luumurde, oli pikalt väljas. Kui Ja. Kris Kallas tuleb ja Tuleb ja vajutab ässa. polnud servil väga tugevust, aga tühja kohta ja ilusti. Loodus tühja kohta ei salli. Nagu ütleb Tõstamaa vanasõna. Inimene. Ja plokk natuke lendas ära, aga ilusti aitasid Jaarek, julgestuses ja Jaarek eksis rünnakul. Punkt Varstule. said ilusti palli üle, aga 8-7. said palli üle, aga läks uuesti rünnak. Mis meid siis täna veel ees ootab peale seda mängu? 3.-4. koha mäng, kus siis mängivad Võru spordikool ja kes Võru spordikooliga mängib? Võruga mängib Urvastega, jah. Ja finaalis siis Lasva ja Rantipool. Kindlasti 2 järgmist mängu, väga põnevat tulemus. ja Jaarek Jänes servimas. Seisul 8-8. Planeeri serv on käes ja Silver ei jäta midagi juhuse hooleks, lööb selle palli maha. Hästi on siin Varstu side neid tõsteid ette andnud, et arvan, et ka Rasmus peaks siin vaatama ja õppima. Andres Aino siis servis. Ja Auti. Kris. Kris. Kallas on see mees. Rünnakuga on ikka väga hädas praegu Pagar. Kui ei ole antud, siis ei ole antud, ütleb üks tark mees. Ja hetkel räägib mees, kes ei ole elus võrkpalli mänginud. Võrkpall on mu teine nimi. Aga kuidagi lihtsalt jäävad pallid maha Pagaril, et üldse ei suju neil see mäng. Seisuks on 11-8. Vahepeal on. Vabandage, kui vahepeal jäävad punktid panemata, et teeme mitut asja korraga ja unustame. Ja Kajar saab võimaluse, aga auti. Ja ründab auti. Järjest Uskumatu. eksivad ja võtavadki aja. Et Ja Pagari peatreener ka võttis aja maha. Vahur Sikaste tema nimi. Aga mis sa oskad öelda? Uskumatu. Pagar kindel favoriit ja ei näita head mängu, ei näita. Võib-olla on asi selles, et harilikult oleme ikka näinud esikolmikus neid. Pagari alatine esikuuikumees Tanel Pilv on see aasta siis siirdunud Rantipoli ridadesse, et võib-olla on siia see koer maetud. Ja näha on ka kohe Rantipolil, kuidas mäng sujub meestel, kui Tanel kohal on. On ikkagi väga vajalik lüli seal võistkonnas. Ju see Jokker see aasta on. Jokker, Tanel Pilv. Ja Rantipol selle Jokkeri väga osavasti on ära kasutanud On, siiamaani. õnneks palju mängu ei lasta, aga vahel harva ja servib. Ja siis Silver on täna üllatavalt head mängu teinud. Ja Silver toob punkti Varstule 13-8. 13-8. Ja juba on YouTube'is meid vaadatud ülimalt suur arv kordi. Lausa 6 inimest on meid juba viimase poole tunni jooksul vaadanud. Uskumatu. Facebooki pane. Timo Kuus tahab siin linki Facebooki seerida. Kes te meid praegu kuulate, pange Facebooki see link. Tõesti ei ole praegu aega seda teha. Ja punkt taaskord Varstule. Väga lihtsalt jäävad ikka pallid maha. 14.
aga on sees ju. Ei tule, aga siin on ju, pilt jookseb. Nüüd tuli, jah? Tugev hüppel Ser taaskord ja uuesti Krisil võimalusega lööb kätest ära. kommenteerige seda, see on teie kommentaatorite heline. See number käib 4. Kui see on all, siis on midagi valesti. Okei. See sa mõtled, või? See on teie heli. Jah, See on jah. nagu üldheli. Jah, See on teie heli. davai. Ja 19-16 siis Tuli Pagar ilusti mängu, aga varstu. jälle on eest ära lastud 3 punktiga. Varstu mehed. Ja Joosep. Saluvõrg. Servib võrku. Ja näitavad Pagari mehed ka emotsiooni natuke. Kindlasti on sellest väga palju puudu praegu. Ja Jaarek Jänes paneb lihtsa planeeriva ilusti käes ja eksib number 10 Andres Vaino. Läks seda palli piiri lööma, aga natuke pikaks läks. Ja Jaarek uuesti võiks natuke enda servi muuta liiga lihtsalt. Ja jõuab ilusti Luka blokki ja Krisil võimalus ja kavalad, aga ilusti kaitses käes ja uus võimalus Pagaril. Ja Luka anitab ja Kajar ja Silver Vaino. Väga raske on kommenteerida, nii palju toimub, aga Silver Vaino uuesti ja Pagaril ilusti käes. Ei klapi tõsta üldse praegu kummalgi võistkonnal. Ja nüüd blokiga. Ei saanudki aru. Ilmselt Luka. Ja 19-19. Väga pikk pallivahetus. Kummalgi võistkonnal tõste ei klappinud absoluutselt. Ja pool õnnega, aga palli üle uuesti. Varstil uus võimalus ja keerab palli trossi. Ja 20-19 Pagar on esmakordselt juhtinud selles mängus. Ja Jaarek Jänes uuesti servijoone taga. Pikk seeria juba Jaarekul. On hästi. Aga hästi on servi ka käes, ei löö ise varsti mehed ära praegu, aga nüüd tagant 6 pealt Ott ja pall punktiks. 20-20. Ja Andres Vaino tuleb planeeriv servu. Erko lähti käes Lukale tempot, aga ei klapi üldse see tempo neil. Punkt. Pagar peal 21-20 ja Luka servijoone taga. Ja Ott tuleb ja lööb selle palli maha. kakskümmend üks ja number 15. Tempot teevad Pagarimehega. Erko Hibul jäi pall madalale, aga ilusti. Kõrgel oli mees õhus ja ulatus selle pallini. Ja serv käes. Vartimestel ja Antenn tundus, et oli, aga ei. Võtavad out palli, võtab Jaarek Jänes ja ei suureta seda palli mängu hoida. Liiga palju läks. 22-22. No veel veits keera. Siin on nagu taga. Ja Silver Vaino. Ei, teisel poole. Veel. Serv, hea serv. Luka raskustes. Kajar, lihtne pall. Ja Ott. Lukal kaitses käes ja Kajar uuesti ei löö ära. Hästi varstu kaits. Üritab vanitada palli jää maha. Erko oli just plokis käed vahel ja Krisil võimaluse. Läheb see pall auti. Pagar peal 23-22. Väga pingeline on isegi mäng. Väga.
väga pingeline. Nii pingelist mängu ei ole veel näinudki kunagi. aga Ajaril väga pingelisel hetkel servima. Ei pea närv vastu mehele, ei pea. Ei pea närv vastu. Võru Uskumatu. maakonna meistrivõistluste 5. 6. koha mängu Võtab teises käe skeemis ja Võtab lihtsalt käe paneb värisema. alumisse trossi selle palli. Aga ei ole hullu. Mäng on ees. 23-23 seisul siis. Ja Ott läheb ja mees läheb, paneb hüppelt silmad kinni ja kõva serv. Jaarek. Ja Jaarekul võimalus ja lööb ära. Ta lööb ära plokist punkt Eesti Pagarile. Ja ei tee meist teist nägugi. Teist nagu tegemata löödis ära. Ja Erko Sibul. Erko Sibul ja kas lööb ära Joosep? Ei löö. Krisil võimalus ära päästa Pagar, aga ei. Ja Anita oli käsi võrgus Krisil tegelikult. Aga Marko Mett. Ei vilista ära. Ja Kajar ja lööb plokki selle palli. 25-23. Ai, 24-24. No nii. Asi läks nii pingeliseks, et ka seis läks sassi. Ja varstu. Ragnar Rebane servib. Ja eksib. Servib kõrku. Tundub, et on pinget meestele peale tulnud. Kui ma ei eksi, siis eelmine ring, kui servis planeerivad servi, aga nüüd otsustas hüppelt lüüa. Ja Kris Kallas servimas. Kris paneb lihtsalt palli mängu ja kellel tõstetakse taha liini ja tagant. Ja Kris hästi käed all, toob ära palli ja proovib veel varsti. Ja ründab. Õnnega pooleks, käte ja ploki vahelt pall, aga punkt. (25-25). Joosep servimas, Kajar lästi käes, ise üritab taha ja auti. Lükkab auti. 26-25. Ja Joosep Saluvõrg ja oleks see pall pikaks läinud, aga Jaarekul käed vahel ja ei tule rünnakust midagi välja. Tõste ja mida teevad? Pehmelt, Kajar käes. Ei liigu, absoluutselt ei liigu Pagari mehed platsil. Lihtne pall, aga raskelt käes ja Tõste ei tule välja. Ja teine game läbi seisul 27-25. Varstu 2-0 gameidega juhtimas. Vahepeal võiks tümmi panna, aga ei oska kuidagi pulsi. Nii et kuulake, mida fännid räägivad. Tümmi ei saa panna. Ülekande direktor Karel Saarna Rõuge TV-st. Väga finske vend on see mees. Ise just mänginud pika lahingu 7-8. koha mängus. Kõvasti palle maha trampinud ja nüüd juba teeb ülekannet. Ja teeb hästi ülekannet. Saime ülekande tööle. Super vend on see. Isegi oma võidetud õlle andis kellelgi teisel ära. Nii kõva mees. Aga hakkab 3. game. Mehed tulevad jälle platsile. Karel siin asjatab. Ja 3. game kohe algamas. Varstu servimas. Ja Kajaril ei saa servi kätte ja võrgu kohal ei eksi. Ott. Ja 1-0. Kas tõesti näeme 2 kiiret 3-0 mängu? Seda õnne. Tanel Pilv võtmas sõna siin. Äsja Rantipoli siirdunud mees. Ja Kris tavas palliga antenni ja punkt Varstule, 2-0. Kui teie Pagarimehed seda pärast mängu järgi vaatate ja võtke ikka Tanel trenni, ega ta kogemata, ta ei tahtnud halvasti öelda. Tegelikult ta on ikka hetkel käivas mängus, on ta kindlasti teie poolt.
ja Kajar kui Kiviõe. Kajar näitab, Siuke laks, et pall näitab, et see mees on Schenker-liigas mänginud ja neid palle seal punktiks löönud. Ja läheb isegi servima. Oodata on tugevat hüppelt servi. Kris Kallas soovitas platsilt, et pane täiega. Ega tal vist muud teha ei ole. Ja paneb paneb täiega ja kõva serv. Oli raske pall, mida tõsta, aga Erko Sibul paneb plokis Ott kinni. Riisenbergi plokki. Saadetakse Varsto poole Vastupidi. pilk. 2-2 on seis siis. Ja Kajar uuesti. Pane täiega, Kajar. Paneb, aga ülevalt võetakse serv vastu. Ai, oli plokis Kris, aga taaskord ei vilista Marko Mett ära. Ja hea Ani ja on palju rabelimist mängus, aga nüüd võtab sidemängija number 11 Ragnar Rebane, tahab ise ära otsustada seda punkti, aga seal on Erko käed. Erko käed. Ja Kajar jälle servimus. Seisul 3-2. Eesti Pagar juhtimus. Ja läks kõksu panema ja võrgu võtta, aga eksib. Ja Silver Vaino servimas. On mehel ka hea hüppelserv, aga paneb hetkel planeerivat. Kajaril hästi käes ja tempot üritavad Pagarimehed, aga ei klapi see asi neil. Ja Erko Sibul paneb plokis Oti kinni. Saab Oti ise palliga pihta ja punkt Pagarile. 4-3. 4-3. Uuesti Otil võimalus ja nüüd läheb ära. Kris saab käe vahele, aga pall auti ja punkt Varstule 4-4. Ja kohal on ka poodiumimängude vilistaja Argo Käpa. Suure kogemusega mees. Mehel on kogemusi nii palliplatsilt kui palliplatsi kõrvalt. Ja kohtuniku pukist. Palliplatsil oli omal ajal ikka. Parimaid sidemängijaid siinpool Emajõge võib nii öelda. Oli Argo. Ja punkti sai Pagar. 5-4 siis ees. Palju praaki on mõlema võistkonna poolt, aga järgmises mängus enam aga seda läbi ei lähe. Järgmistes mängudes Argo seda ja läbi ei lase. Seda läbi ei lasta. Kullipilguga. Kõik vead. See mees armu ei anna. Aga pöördub mängu tagasi ja lööb praegu siin. Varstu meestest siis Andres Vaino. Täies südamest lihtsalt palli maha ja punkt Varstule 5-5. Ja hüppelt serv Varstu meestel ja ilusti käes serv. Jaarek ja out pall. Ja Jaarek ründab outi, punkt Varstule. Mitte palju, aga siiski out. Jaarekul uus võimalus ja ei jää ka see pall maha. Ja kolmas võimalus Jaarekul. Ja Andres Vaino läks nüüd tegema seda, mida tegi eelmisel korral, aga käed olid ilusti vastas. Ja seis on 6-6. Ja Jaarek läheb servima. Ja ründab outi. Kuue pealt päris palju on kasutanud Varstu mehed. Kuue pealt rünnakud. Enamasti on edu toonud, aga praegu piirab natuke üle. Ja Otti see servi vastuvõtul hästi käes ja väga kavalalt teeb Andres Vaino. Ja Joosep servimas, planeerib.
Jaarek raskustes. Kajar lööb ja lööb plokki. Lööb out'i ja punkt varsti. 8-7. Plokki. Plokki, just seda ma mõtlesingi. Ja Joosep uuesti. Servijoone taga. Kris Kallas tagant liinist ja out'i. Ei suju Pagarimeestel see mäng. Kindlasti on ka väike motivatsioonipuudus. Varem on mängitud ikkagi medalite peale. Sellel korral siis tuleb leppida. Hetkel tundub, et 6. kohaga. aga aega on ja suure tahtmise ja õnnestumise korral on võimalik see 5. koht. Oleks vaja Pagarimeestel sellist meest siia platsi peale, nagu eelmises mängus oli Karel Saarna Rõuge poole peal. Jah. Karel lõi neid palli igast asendist maha ja samas oli ka kindlasti võistkonna kõige emotsioonirikkam. Ei mõistagi, miks nüüd see Lauri Piil seal parimaks mängijaks valiti, et kindlasti Karel see oli. kindlasti jah. Siin ei ole kahtlustki, et Karel seda tiitlit tegi hea mängu, kindlasti. Mees ei suuda siiamaani uskuda. Hoiab 2 käega peast kinni ja 0 soojenduse pealt kusjuures, 0 soojenduse pealt, ütleb mees ise. aga Siin tundus natuke palju puuteid olevat, aga Marko ei vilista siukseid asja ära. Ui, mida teeb mees? Lööb plokki, aga julgestab ise oma löögi üles, aga natukene läheb pall out'i. Ja Pagari juhtimus 10-9. Martin Luka. Pikalt vigastuspausid naasnud mees. Ja paneb hea servi ja paneb ässa. Sain ise ka käe valgeks siin kommentaatori pukis. Ja aeg. Ja Kris Kallas siin avaldas soovi, et tahaks ise kindlasti saada parima mängija tiitlit siin Eesti Pagari võistkonnas. Käis neil siin väike jutuajamine omavahel. Ja Kris ütles, et on top 5 mängija. Mida ta muidugi ei ole. Aga time out peaks läbi olema. Aga midagi on... Time out peaks läbi olema, ei mõista, miks mehed ei ole platsil. Pagari mehed üritavad siin igat muud moodi mängu pikemaks ajada. Väljaspool mänguväljakut. Ja Kris hoiab peast kinni, et ei suju see mäng. Oli pikk jutuajamine meestel pingi peal. Tundub, et Marko Mett tellis endale paberit sinna pukki, et tahab top 5 hetke hakata üles märkima. Ja vastuvõtul raskustes varstu. Pagar ründab. Ja Kris ja lööb sisse. Lööb sisse, oli kasu jutuajamisest. Ja punkt 12-9. Paneme selle kindlasti top 5 kindlasti kirja selle rünnaku nüüd. See oli nüüd 12-9 seisul. Kris Kallas ja Martin Luka servimas Pagari poolt. Vastuvõtt ei ole kõige parem, aga punkt läheb Pagarile. Mees ronis teise kapsaaeda, kui võib nii öelda. Kas varstu on murdunud, on küsimus õhus. Fännid näevad väga murelikud välja. Piisas ainult ühest pikemast jutuajamisest ja mehed mängivad. Ja läheb tõste pikaks, aga Kajar ulatub pallini. Ja Silver, Vaino. Ja kolmene blokk Pagaril ees. Bloki vastu. On hästi mänginud Silver. Pole midagi öelda. Ja varstu mehed panevad ässa. 11-13.
oleks vaja paari õnnestunud rünnakut siin ja tagasi mängust. Ja eksib. Aga ei Eksib saa Jarek. nii. Ei saa nii rünnakuni jõuda kui serviga. Servi 12-13. Varstu ikkagi ei taha siin Ja rohkem kui Rasmus. 3 game'i mängida. Tundub, et Rasmus Rohumets hakkas siin tossupaelu siduma, et arvab, et see mäng on läbi. Oleks päris üllatav see, kui Varstu võtaks siit 3-0. Ja Kajar kindlalt pikk Aga Kajar on mees, kes ei taha, et see nii läheks. Tundub, et ainuke mees. Aga nüüd sai etiliiniga Kris Kallas. Oh, seda õudust. Ja Erko Sibul. Tempot. Mis on valem siin? 15-12. Kuule hää praegu veel ei ole aeg. Ja hästi Varstul serv käes. Ja Bobby Pokker helistas siin kommentaatoritele ja ütles, et suurepärane töö, poisid. Et Rantipoli mehed ei ole veel saali jõudnud, aga vaatavad arvuti tagant seda. Tervitused Rantipoli meestele. Ootame teid saali. Ootame teid saali. Oh, Ja- neid kalelaid. Ja 17-12. Silver Vaino. Mis meil siin telekas näitab, aga Pagar juhib 17-12. Ja hetkel ei saa mitte midagi aru, mis siin platsi peal toimub, aga mehed mängivad. Ja pall on mängus. Ja kõik see lõppes sellega, et Kajar ei saa palli üle võrgu ja Varstule punkt. Ja selle võib taaskord panna top 5, sest et oli pikk pallivahetus ja Kris teeb kõksu. Otsustas seekord mitte raiuma minna ja oli kasu. Ja 18-13. Pagar juhtimas. Ja tervitaks vahepeal ka Bobby Pokkerit, kes on arvutiekraani tagant seda mängu jälgimas. Ja Varstule punkt 14-18. Ja ilmselt Hakkab meestel kiireks minema, kui nad tahavad seda 3 game'iga seda mängu lõpetada. Kui tempo selline on, siis läheb Rantipoli meestel kiireks ja Kääpale jõudmine. Ja Jaarek. Oh, seda Jaarekut. Väga kavalast. Tõesti kaval. Ja Erko Sibul. Varstu serv käes. Võrku. Ott Riisenberg Varstu poolelt. Eksib. Lööb palli võrku, seis 20-14. Tundub, et Pagar on selles game'is ikkagi oma võtmas. Ja ka Tanel Pilv on järjest mõtlikumaks muutumas siin kõrval, et Võib-olla oleks pidanud ikka Pagari jah, nimekirjas et ega siin jokker, nagu ta on Rantipolis, et mõtleb siin praegu omi mõtteid, mida oleks võinud teisiti teha. Aga ilmselt näeme teda finaalis platsil ja Kris Kallas. mees neid palle hakkab seal punktiks paugutama. Ja Kris Kallas 21-14. Skoor peale Krisi tugevat lööki. Pandi kogu jõud mängu. Kas nüüd enam jätkub jõudu? Kas nüüd jätkub jõudu, et veel selliseid lööke teha? Ei tea. Mängus on pööre, poisid. Mängus on pööre. 22-14 on seis. Ja kisub lõbusaks siin see asi. Aga Erko Sibul. Tulge kõik Kääpa spordihalli. Siin saab tasuta saia. Eesti Pagari mehed on need Taago Taaber oleks siinkohal. Oleks Paslik tervitada Taago Taabrit. Kes nüüd? Ja keda me näeme saalis? Tamar Nassar. Kes ta on? Ja tundub, et
ainult mina tean meest nimega Tamar Nassar. Ja 23-15. Tamar on kohal, suve pealinnast, päikseprill ees, nokats peas ja valmis andma lahingut. Ja Kris Kallas, vaatame, kas jäi eelmisest üle-eelmisest Lahingut rünnakust veel jõudu Rantipoli kätesse. Ja jäi, paneb sellise servi, et Marko Mett ei ole oma treenerikarjääri jooksul sellist servi näinud. Ja Luka teeb seda, mida Marko on trennis õpetanud. Aga eksib, puutub võrku käega ja seda pole Marko trennis õpetanud. 23-16. Pani seega Marko Meti pead vangutama. Ja Luka saab servi vastu võtta vahepeal. Ja 24-16. Ma arvan, et siin, kui iga rünnak panna top 5, siis on siin lõpuks top 50 meil. Ta sama kiirelt sealt kaob ka sealt listist, aga olgu, paneme kirja, on mehel hea Vaja ainult oodata, kuna Kajar oma käe üles tõstab ja selle löögi teele saadab. Ja Wisla on top 5 väljas. Aga ja nüüd Kris Kallas. Ja ei eksi, see mees ei eksi ja lõpetab 3. game'i. 1-2 on seis. Ja terve päeva top 5 on täis. Ühe game'i punktid. Rantipoli mehed peavad imet tegema siin finaalis, et ise top 5 kas üldse on mõtet tulla kohale? Top 5 ju on täis kirjutatud, et Rantipoli mehed, kes te meid kuulate, et ega te ei pea tulema. Ja Kris Kallas on siit kõndimas kohe mööda. Tervitame Krissi. Tervitame Krissi ja et ikka seda püssirohtu jätkuks. Aga teeksin vahepeal Marko Mett on tulnud game'i vahepeal, teeks vahepeal kellegi juttu, aga kui keegi tähele paneb, siis platsi ühes ääres on üks mees pikali, üks väsinud fänn. Ei ole lihtne see kaasaelamine siin, et ilmselt on eile ka mõnest ööklubist läbi käidud. Kääpa kohalikust öölokaalist. Ja on pikale läinud see Kalaplassa. päevake, aga ajab ennast jõudsalt püsti mees ja on tagasi tooli peale jõudnud. Ja 4. game. Wisla servimas ja serv käes ja Ott oli huvitav rünnak, aga saab uuesti proovida, aga ja ründab Trossi. Tross pall. Nii uskumatu, kui see ka pole. Ei taha, mingit sai. Ülekandedirektor meil siin toitmas vahepeal. Mõnusate lihapirukatega. Ja Jarek. Ja blokist. Kätest välja. Kätest välja, punkt. Pagarile 2-0. Ja Pagar on pöördi siia mängu toonud. Ja tahavad ise seda 5. kohta siit välja võluda. Ja Silver Vaino servi on taga. On Silver mängimas SK duos. Oliver Lüütsepa käe all. Tervitame siit kohaga Oliveri. Tere, Oliver. Ja 2-2 on seis. Ja Kajar. Aga ei löö ära. Ja Joosep näitab, kuidas asi käib, aga kui keegi veel kedagi tervitada tahab, siis võtke minuga ühendust ja tervitan hea meelega. Aga vahepeal punkt Varstule. Ilusasti keeras diagonaali palli.
oli vist tegu number 11 Ragnar Rebasega. Ja Silver Vaino. Ja Krist hakkab vaikselt top 5 välja kukkuma. Ei jää tal need pallid enam. Ja 4-2. 4-2 on Varstu juhtimas. Luka lähti servi käes. Krist Väga. uuesti ja lööb ära. Siia võid ise kommenteerida, kutsuda lõppu kommenteerima. Üle nurka. Et siia püritada midagi. Hobi kirjuta sinna. Hobi pokker. Kaja servimas. Ohohoo. Punkt Varstule 5-3. Ott servimas. Jaarek Jaarek, kas tõesti? kõrgelt, Tugevalt. võimsalt. Hästi. Punkt. Pagarile. Ja Erko servima. Sibula Erko. Ja 5-5. Tehnilised iberused siin vahepeal. Ja auti. Serib auti. Punkt Eesti Pagarile 6-6. Aga see palli väravasse. Ja Trossi ründab. Nüüd ei saa enam. Ja punkt Varstule. 7-7. Servima siis Joosep Saluvõrg Varstu poolt. Paneb vaikselt üle palli lihtsalt ja Kris tagant liinist üle ploki. Noh, ei saa seda nüüd üle ploki löömiseks küll nimetada. Kõksuks. Kui siis kõksuks? Kui siis kõksuks. Aga sina, kes sa pole võrkpalli elus mänginud, siis sinu jaoks on see tõesti üle ploki löömine. Suurepärane päästmine, ütleb siin kõrval ülekande direktor Karel Saarna. Rõuge TV. Uue pealt änitab Kajar, aga jää pall maha. Ja Silver Vaino vennale. Tundub, et siin on kuuma kartulit hakatud. Võrkpallt on asi kaugel, aga Võrkpallist on asi kaugel, aga see on kindlalt top 5 löök. Löögi sooritas jumal teab kes. Just, number 10, see oli Andres Vaino meil. Kajaril serv käes. Jarek leiab tühja koha raskustes Varstu. Ja Luka, aga ei jää maha. Ja Silver õnnega pooleks. Küüne otsaga või see palli. Ja Kris Kallas. Kes siis muu kui Kris Kallas? Kes siis muu toob Pagarile 8. punkti siin? Oleme siin Neljandas telekast harjunud nägema Indrek Pulka ja ilmselt võib siin hakata Kristi võrdlema vaikselt. Anna ainult üles ja mees lööb maha. Mehel on käed väsinud, lõdvestab siin hoogsalt.
et järgmine, Aga ai. aga nüüd. Ilusasti tühja kohta pall ja punkt Varstule. nii lihtne see võrkpall ongi. Ja Leia see tühi koht ja ole mees ja löö üle. Ja Andrei. ploki. Serv. Ja Ott lööb. Kris natuke kaitses. Ja ega rünnak võtab oma, ütleme, et kaitsemängu on vaja järjele aidata mehel. Trennis on ikkagi põhirõhk meil. Saaks ainult lüüa. Saaks ainult lüüa ja tühja pealt. See on põhiline. Aga mis meil siin vahepeal juhtunud on? Juhtunud on see, et seis on... Krisil nägu naeru täis ja... Ja eksib. Luka eksib. Uskumatu. See mees juba naljalt eksib. Senkeriga mees. Ei tea, mis mõtted mehel peas on, et ilmselgelt ei mõtle ta praegu. Kas veel eilses omadega? See on küsimus. Vabad ja vallad. Aga seda teeb ainult Martin Luka ise. Erko Sibul näitab Martinile siin ette, kuidas asjad käivad. Kuidas temporündaja käituma peab. Ja Viss servib. Sõbrad kutsuvad Vissiks. Erko näitab, kuidas on. Ja ilm Tamar Nassaril hakkab siin vaikselt. Tamarile pakutakse konkurentsi. Nagu ütlevad vanad kommentaatorid, siis suusamüts hakkab pigistama. Kombe on väikseks jäänud. Aavokeele on siin mõttekoht. Kas Erko enda punti võtta? Sa koputad selleks ja vastu, siis see käib tõk. Koputama midagi. Ja 12-11 on Varstu juhtimas. Ja Silver Vaino. Lukal hästi käes. Ja Kris Kallas. Ja. See nüüd küll Krissi süü ei olnud. Rong ei ole sõitnud, rong on Kääpa jaamas ootamas. Pagari poisse, nad ainult pealahtuks, aga vist ei ole... Ja Kris veel, ega ei saa, tõste ei ole ees. Kris juba alati ei saa ka sidemängijad süüdistada, et... Kris juba igat tõstet ei löö. Aga Kajar näitab, kuidas asi käib. Ja Kajar lööb ära, toob punkti. Tugevalt pikki piiri. Pagarile ja 12-13. Ja nagu kes te meid praegu vaatate, siis siin kohe ülekande pildi kõrval on väikene selline ruuduke, kuhu saab mõtteid jagada ja tervitusi saata, mida meie edastame rõõmuga. Et tundke ennast vabalt ja kirjutage, mida hing ihaldab. Ja oldi juba otsaga riietusruumi. Kes esimesena midagi kommenteerib, see saab auhinna Rõuge TV poolt. Loosi läheb plokk vett. Plokk Rõuge vett läheb loosi. Rõuge puurkaevust number 7 on see vesi siis välja võetud. Ja Ott Riisenberg. Kes siis veel, kui mitte Ott? Tohub Varstule 14. punkti siin 4. skeemis ja ise ka servima mees. Asi kisub pingeliseks ja geimi lõpp on kätte jõudnud. Kas meil seis on õige? Seis on meil õige. Ei lähe saali seisuga kokku, aga Pagarimehed hästi kaitses ja Erko anitab selja taha tõste ühese ploki vastu ja Jaareku kätest auti. Ja Ott Riisenberg. Servijoone taga. Ja kõva serv, aga auti läheb pikaks. Ja Erko Sibul servimas.
väga hästi täna mänginud. Ja Joosep Varstu poole pealt ründab ja lööb talle palli punktiks. 14-15. Ja ploki vett on võitnud Võrumaa Spordiliit. Palju õnne! Ja Stiina Harak kirjutab meile, ta tervitab kogu Lasva meeskonda. Tervitame ka sind, Stiina. Ja ilmselt tuleb ja Mart Toom tervitaks. Rassat. Mart Toom. Rasmus. Sind tervitatakse. Ärge nüüd liiga hoogu ka minge. Võtame nii vaiksemalt, muidu me mängu kallal ei saagi. Rõugest hakkab vesi otsa saama vaikselt. Ja oma servi. Aga esimesed 2 tervitust on edastatud ja peame siin mõtlema, kas anname Stiinale selle veebloki või jääb see siiski Võrumaa Spordiliidule. seda näitab aega, aga praegu on võtame ühendust Stiinaga kui mängu kallale ja 17-15 Varstu juhtimas. Pagaril on siin viimased võimalused veel mängu päästa, aga selline oht on jah, et kui Pagar siin nüüd selle mängu kaotama peaks, siis ta Taago tuleb saiakestele järgi. Ja ei saa ükski Rantipoli mees siin suud magusaks peale mänge. Ülejäänud võistkonnad on kõik juba kohal, aga Rantipool professionaalse võrkpallivõistkonnana võtab ikkagi viimast. Eks staarid ikka hilinevad. Seda küll. Väike hilinemine on lubatud sellise kaliibriga mängijatele. Martin Luka täna esimest korda näitab, kuidas võrkpalli mängitakse ja seis on 17. Ja plokist jääb pall mängu. Luka tõstab Kajarile, kas Kajar lööb ära, ei lähe seda palli lööma. Kõõks varstumeestel üleval ja uuesti Pagaril võimalus ja Kris Kallas. Ja Kris Kallas leiab selle tühja koha. Jätke see mehe nimi endale meelde. Kris Kallas. C-ga. Ja Jaarekul hea servi on, mida teeb. Võrgu pealt ei suuda seda palli ära. Viss ei suuda seda palli punktiks. Aga Vissi õnneks Varstu ise eksis ja punkt Pagaril 19-17 võtab Varstu time out'i ja tantsutüdrukud. See läheb ju hulluks ikka, see kujutad ette, mis siin viimastes mängus saama. Kujutad ette, kui seda järgi hakkab kuulama. Polegi ju midagi ühtegi Ei ole rahu. ei sobi või? Tervitab kogu Lasva meeskonda, üks tervitab Rassat. Sul ei ole või? Sul ei ole teisi lükkas kasse? Nii pala. Ja oleme tagasi otse-eetris. Käepa spordihallis. 19-17 siis seisult Pagar alustas seda. Ja Marko Mett. Marko Mett ülistab. Marko Mett nägi, et keegi seal teise meeskonna poole peale hakkas minema. Ründab Ott Riisenberg auti. 21-17. Tundub, et lagunes ära see mäng otsustavatel punktidel Varstu võistkonna. Tundub, et näeme ka 5. game'i siin. Ja kõigile teadmiseks siis Võru spordikool mängis Eesti Pagariga 5-game'ilise mängu ja 5. game'is ei jäetud Pagarile sõnaõigust. 15-4 game'i võit sealt tuli. Kajar leiab nüüd. Emotsiooni mees. Ei olnud just nüüd kõige kõrgem plokk, aga välja ta sealt joonistus.
eksib vastuvõtul. Kes meil eksib? Andres Vaino. Kuidas nii? Andres. Tehakse nüüd pilti. Ja 23-18 taaskord time out võetud. 23-18, jah. Ja mehed taas platsile. 23-18. Varstul on raske, aga kõik on võimalik veel. Autile kõrgu pealt. Erko Sibul. Eriks nimet leida. Nimet leida. Fännid hakkavad ka häält tegema. Ja Kaja vaikus kavalalt. Ja tundub jah, et läheb see mäng 5. game, et kes veel siin lähedal Kääpas 5 kilomeetri raadiuses. Tulge aga kohale, näete võrkpallilahingut. Saalis ruumi on ja tribüünid on veel tühjad, aga 5.-6. koha peale siin madistavad võistkonnad. Ja Silver Vaino paneb planeerivat 20-24. Ja kas lõpetab ära? Ja Kris Kallasel võimas, aga ei. Ja uuesti. Ja pikaks. Pikaks. Ja saame siin hakata Krisi eksimustest ka top 5 vaikselt koostama. Ja Rantipoli mehed on saalis. Keda me näeme? Kaspar Maila, kes siis veel? Ja rahvas on hullumas. Sellised mehed Kääpa spordihallis, uskumatu. Seda näeb paari aasta jooksul mõned üksikud korrad, kui nii paljugi. Rantipoli hing, Kaspar Maila. 25-21 lõpetas Pagar selle game'i ja lähemegi 5. game'i. Said siin ka endal mõtted otsa, selliseid mehi nähti. Ja oleme nüüd 5. game'i ootuses. Jah, väga raske on ennustada. Vaatajaid jääb järjest vähemaks, et kas on asi kommentaatorites või mängus, et ei oskagi öelda. Pigem ikka mängus. Võite ka julgelt arvamust avaldada, jah, et kui miski ei meeldi, siis ühe laigi oleme me kogunud selle selle 2 tunniga. Kas peaks rohkem mängust rääkima või rohkem veel inimestest, kes siin vaatamas on? Näiteks Joonas Popman, jah. TTÜ mängumees, temporündaja. Joonas Popman. Selliseid mehi on ikka. Lust on vaadata. Kääpal on ikka oma autogrammi vihikud kõigil välja otsitud ja siin ootavad, kuna need mehed saalist välja tuleks, et ka... Ja Kris, 5. game on alanud, 5. game on alanud. Ja Kris väga kavalal. Ja Kris Kallas, saame ühe top 5 löögi juurde sellele mehele. Ja Kajar on oodata hüppelt servi. Ja Silver. Ja blokist outi, napilt, aga kindlalt. 1-1. Silveril hea serv ja tempot teevad Pagarimehed ja pall maas. Erko Sibul. Tühja võrgu peale testis siin. Jaga seda. Mis käima lähed vastu?
ja Varstu tõi teise punkti siin 5. skeemis. Skeem on lühike ja punkte on vaja. Ja eksib servil. Varstu 3-2, Pagar juhtimas. Ott. Otil siin juba mitmes servi viga siin mängus. Te ei tea, miks siin ebakindel on. Ja Kris Kallas hüppelt servi ja toob ässa, kes siis veel kui mitte Kris. Kallas, ei tässasid. Kes Uskumatu siis veel? Eelmise aasta karikavõistluste parim mängija Kris Kallas. Jätke see nimi endale meelde. Ja paneb veel. Ei saa kõht täis sellel mehel. Ja plokk Ja blokist out'i. Ja Pagar näitab. Blokist sisse. Ja punkt. Punkt taaskord Pagarile. 5-2 5. skeemis. Fännid on hullumas siin. Ja Kris. Ja Silver, Vaino 6 tsoonist lööb ära. Andres Vaino. Silver, muidugi Silver. On ilmselt vendadega tegu. Ja Rasmus noogutab. Võib-olla tõesti. See mees teab võrkpallist kõike. Ja 6 punkt Pagarile. 6-3. On siis Rasmuse näol kohaliku Kuhtinilvakuga tegu. Tegemist. Ja Joosep ja lööb ära. Ja Joosep uuesti. Ja läheb pikaks. 7-4. Läheb pikaks. Ja Martin Luka. Paar head blokki nüüd siin mängu lõpupoole teinud. Ja hea serv. Ja Andres. Vaino ründab, aga pall mängus Kajar. Ja ka see pall mängus. Ja Silver Vaino. Toob punkti Varstule. Hea esituse teinud täna. Ja Pagar võtab punkti ja poolte vahetus seisul 8-5. Ja Kris Kallas on ainuke, kes pooli oskab vahetada meil võrkpallis. Ja tundub, et Pagari võistkond on võtnud kaasa ka ühe varumehe. Vahur Sikaste. Aga mängu pole teda veel pandud. Ja milline plokk. Kajar. Ja tempot. Ja jääpall maha. Ja Silver. Silver Vaino. Varstu servi. Ja eksivad serviga. Number 15. Ruveoja. Ja servima Kajar Kiviaja. Seisuks siis 6-10. Jah, Kajar servimas. Ja pall vastu lage. 11-6. Varstu siis täna väga hästi alustanud, 2-0 läks juhtima ja Pagari poisid võtsid ennast kokku ja tundub, et hakkavad teevad seda, mida Võru spordikooli mehed neile tegid. Ai, õnnega pooleks pall üle. Kris
ja Kris Kallas. Kes siis veel, kui mitte Kris Kallas neid punkte toob? Kiitma ka ei maksa hakata neid. Seda küll. On mees ka omajagu eksinud. Ja nüüd on ka pagarimeestel nagu laia naeru täis. Ja Kajar servimus. Ja paneb kavalalt kõksu ja... Paneb kavalalt kõksu ja aeg. Varstu võtab aja. Üritavad veel mängu muutust tuua. Ja vahepeal on siin sõna võtnud Kevin Kaldmäe, kes tervitab suurepäraselt kommentaatoreid vendasid Kuusi, kes on tema arvates veel reedest õhtust aurude peal, aga siin on küll täiesti vale informatsioon on siin Kevinini jõudnud. Ei tea, mis allikaid pidi siin info liigub. Neid mehi ükski aur ei murra. Et Kevin, kui sa meid kuuled, siis sa tea, et sa eksid. Siin oli ühtegi auru. Siin varsti hakkab. Küll on. Las ta jääda. Mehed tahas platsile. Aga tervitaks ka ikkagi Kevinit. Jah. Tänud, et vaatad ja. Kutsu Kevin oma sõbrad ka vaatama. Ja Kajar Kivioja. Hüppel. Ja serv hästi käes. Tõste 4 ja Ott lööb ära. 7-13. Võime ka Oti top 5 kanda. Ja Silver Vaino servimus. Kajaril hästi käes. Tõste oli mingi kombinatsioon välja mõeldud, aga ei tulnud see välja Krisil. Ja hästi mängib kaitses Varstu. Uuesti Krisile arvan. Ei, taha Tagant Kajar ja lööb ära. Toob 14. punkti pagaritele. 14-7. Hakkab rong vist väljuma siit jaamast. Ja ei lõppe mäng, Varstu 8. punkti. Ja teile teadmiseks, kes ka järgmist mängu ja ülejärgmist siis 3. ja 4. koha mängu ja finaali täna vaadata tahavad, siis need siis avanevad uuest aknast, et ei lähe siit samast edasi, vaid peate valima siis järgmise akna, kust järgmist mängu näha. Lingid on olemas V-spordis ja Facebookis. Ja ploki ladvast leiab Ott. 9. punkt. Võru võrkpalliklubi Facebookist leiab siis need lingid väga lihtsalt üles. Oskab meie ülekande direktor Karel Saarna rääkida. Jutt, ütleb Mart. Mart oli ka ise ennist palliplatsile. Siis? Jaa! Kuidas soov ära? Tänase päeva. See on kogu tänase päeva top. See on top. See on nagu jah. See on nüüd top 5 oma ette. Nagu Kollo siin. Nagu Kristo Kollo, jah. Kristo Kollo päästis peaga küll, aga siin nüüd oli mingi õlg või muu jäse mängus. Ja otsib tühja kohta, aga Silver jõuab pallini ja on tõsist lahingut andmas 5. game'is Varstu. Ja Jarek leiab ja lõpetab mängu 3-2. Lõpeb siis 5. 6. koha mäng Võrumaa meistrivõistlustel võrkpallis. Aga jätan siin 5. koht siis Eesti Pagarile ja Varstule meil 6. koht. Järgmises mängus siis kohtuvad 3. ja 4. koha mängus Võru spordikool ja Urvaste. Et see mäng siis nähtav järgmisest aknast. Kohtume siis järgmises aknas, sõbrad.